Tõepoolest lähtusin samamoodi nagu eelkõneleja seatud pealkirjast, mille konverentsi korraldamisel Priit Rohtmets oli andnud. Ja eks iga sellise pealkirjaga on nõnda, et ta natukene leiab lahti seletamist ja mingid asjad tulevad ka kinni. Aga igal juhul kaasaja ökumeenia saavutused ja väljakutsed, luterlik perspektiiv, selles mõttes õige pealkiri, aga natukene on alati õiges õigus ka seda, mida võib nimetada vääraks, et ilmselt ei ole see ettekanne põhiliselt keskendatud saavutuste ülesloetlemisele ja teistpidi ka väljakutseid tuleb siit esile, aga ma püüan keskenduda mõnele aspektile siis luterlike kirikute ökumeenilisest dialoogist teiste kirikutega, sest kogu protsessi kirjeldada on suhteliselt keeruline. No, see protsess hargneb paljudeks erinevateks harudeks. Nimetada neid siiski tasub. Nüüd see algus on mul siin selline, et tegelikult Priit rääkis ju kogu selle algusloo ära, ehk siis ökumeenilised dialoogid või siis teoloogilised õpetuskõnelused ka nii nagu luterlike kirikute, nii ka teiste paljude kirikute ja nende partnerite, dialoogipartneritena siis teiste kristlike kirikute vahel või koguduste või kogukondade vahel hakkasid intensiivsemalt pihta alates teise maailmasõja järgsest perioodist. Ehk siis kirikute maailmanõukogu asutamine 1948. aastal, mis plaanis oli juba varem ja teise maailmasõja tõttu varem ei teostunud, võiks olla üheks selliseks ajaliseks märgiks ja markeriks, mis ei ole samas kõike hõlmav. Ja teoloogiline dialoog on alati käsikäes sellega, mida nimetame siis praktiliseks kristluseks. Tõepoolest ka see liikumine rahvastevahelise rahu ja sõpruse poole kahe maailmasõja vahelisel perioodil, mida Priit kirjeldas, päris nagu kadunud ei ole nendes erinevates harudes, et Triin nimetas Euroopa kirikute konverentsi protsessi, mis on nüüd vist ingliskeelse pealkirjal Pathways to Peace, teerajad rahu poole, mis on paljuski olnud intseneeritud Föderatsiooni agressioonist Ukraina vastu, aga ka teistest protsessidest, ka Pühalmaal toimuvast ja muust. Ja samamoodi ka kirikute maailmanõukogu mastaabis me võime öelda, et kui on ühelt poolt usu- ja kirikukorra komisjon, rahvusvahelise evangelismi ja missiooni komisjon ja hulk teisi komisjone, mis ka kombivad sellist ala praktika ja teoloogia vahel, praktiseerivad, aga püüavad ka teoloogiliselt mõtestada, olgu tegemist keskkonnahoiuga, olgu tegemist noorte koondumisega, tervisega, ökumeenilise kasvatuse ja haridusega, siis seal juures on ka see püüdlus rahu poole olemas olnud, kui õnnestunud ta on. Ja kui vähe ta võib-olla olnud proaktiivne, pigem on ta olnud reaktiivne, siiski see on toimunud, et näiteks Kolumbia rahuprotsessi puhul on nimetatud ja välja toodud seda kirikute maailmanõukogu ja selle liikmeskirikute vahendavat rolli. Pühalmaal on neid püüdluseid tehtud seal sugugi mitte õnnestunud, me teame, ja ka praeguses Ukraina protsessis hetkel me teame, ei ole kirikute vahendus väga palju kaasa aidanud, vähemalt väliselt vaadates, poliitilise protsessi mõttes. Seesmisi protsessi ja nende tulemeid me täna üle ei tea. Õpetuskõnelused teise maailmasõja järgsest ajast on olnud siis seotud paljuski sellega, mis algas nendes maailmakonverentsidest kahe maailmasõja vahel, millest siis tekkis usu ja kirikukorra elu ja töö liikumised, mis siis nendesse kirikute maailmanõukogu erinevatesse töövaldkondadesse täna on koondunud, aga nendega sugugi mitte ainult ei piirdu. Nüüd luterlikud kirikud konkreetselt on pidanud dialoogi erinevate kirikutega ja loetel on ebatäielik, nagu võite arvata. Rooma katoliku, ortodoksi, anglikaani, reformeeritud, mennoniidi ja nelipühi kirikuid võib siinkohal nimetada. Ja need dialoogid või õpetuskõnelused on olnud näiteks piirkondlikud, regionaalsed. Ütleme siis näiteks õpetuskõnelused, mida on Põhjamaade luterlikud kirikud pidanud Rooma katoliku kiriku piiskopide konverentsiga Põhjamaades. On olnud nii-öelda rahvuslikud. Siin juhul ilmselt on see selline Google Translate inglise keelest, et põhimõtteliselt ühe riigi piiridega piirduvad näiteks dialoogid, mida on peetud Saksamaal või Ameerika Ühendriikides, aga ka Eestis. Me teame, on toimunud ametlik dialoogi etapp, vähemalt üks Eesti evangeelse luterliku kiriku ja Eesti apostliku õigeusu kiriku vahel, mis 2013. aastal päädis ühisavaldusega Euharistiast ja jumalateenistusest
aga ka selle ühisavalduse teema ei hõlmanud lõpuni kõiki nendest teemasid, mida aastate vältel selles arutelus kõneldi. Sellele arutelule me juba aastaid loodame jätku ja teistelegi. Ja siis on tõepoolest globaalsed dialoogid. Ja viimaste puhul on siis valdavalt olnud nende erinevate kohalike kirikute jõupingutused luterlike kirikute poolt ühendatud olnud Luterliku Maailmaliidu nii-öelda vihmavarju või katuse all. Aga ka mitte ainult. Ja siin siiski tasub ära mainida, kuigi me lähemalt sellest palju ei kõnelda, ka rahvusvahelist luterlikku nõukogu, mis ühendab natukene erineva profiiliga luterlikke kirikuid, nii-öelda konservatiivseid kirikuid või milliseid muidki erinevaid määratlusi on kasutatud, ka nemad on pidanud mingil kujul dialoogi näiteks Rooma katoliku kirikuga, kuigi vähem formaalsel tasandil. Aga Luterlik Maailmaliit on siin ilmselt olnud. Ja siis on need dialoogid, mis on tegelikult nagu see, mida me siin praegu kaudsel viisil peame selle konverentsi või seminari raames. Ehk siis multilateraalsed, kus on erinevate kirikute esindajad üheskoos ja nad peavad dialoogi, ka teoloogilist dialoogi. Ja siin on katusevarjuks siis tõesti olnud kirikute maailmanõukogu, eriti selle usu ja kirikukorra komisjon, aga ka regionaalsed ja taas nii-öelda rahvuslikud või riigiga piirduvad kirikute nõukogud. Nii nagu see omal moel on toimunud ka võib-olla natukene alahinnatuna ja vähetuntuna Eesti kirikute nõukogu teoloogiakomisjoni raamistikus. Nüüd, kui saavutustest kaks sõna kõnelda, siis saab mainida muidugi neid dialooge, mis on tipnenud suurema või vähema kiriku osaduse deklareerimisega selles dialoogis osalenud osapoolte poolt. Ja võib-olla taas tuntumad näited, millest siin pikemalt ei hakka kõnelema, on Borgo kiriku osadus. See on siis Põhja-Euroopa ja Balti luterlike kirikute ja valdav osa Euroopa anglikaani kirikute vahel. Alates 1996. aastal alla kirjutamisest, aga samal ajal see protsess on ka jätkuv protsess ja selle protsessi juures on ka kasutatud juba Borgo ühisavalduses terminit kasvavas osaduses. Ehk see osadus ühel või teisel moel leiab läbikatsumist, leiab testimist, aga leiab ka jätkuvat dialoogi, nii teoloogilist dialoogi kui praktilist ühistegevust erinevatel tasanditel. Osades võiks pühida ja areneda. Ja tõepoolest siis ELK, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt teine selline sarnase profiiliga osadus, kuigi teoloogiliste lähtealuste poolest erinev, on olnud siis kunagise ühisavalduse allakirjutamise kohe Loyenbergi osaduseks nimetata, mis praegu põhiliselt on küll tuntud evangeelsete kirikute osadusena Euroopas, EKOE. Ja need mõlemad osaduskonnad on ka pidanud siis luterlased anglikaanid koos ning teisel puhul siis on luterlased reformeeritud ja unieeritud kirikud, hiljem on sinna liitunud ka metodisti kirikuid, on pidanud dialooge siis teiste kirikkondadega, mis vahel ei ole olnud siduva iseloomuga, näiteks nagu Borgo ja ortodoksi kirikute esindajate vahelised teoloogilised kõnelused või Loyenbergi ja ortodoksi kirikute esindajate vahelised teoloogilised kõnelused, mida toimus valdavalt selle sajandi esimesel kümnendil ja mille katusevarjuks tollel oli Euroopa kirikute konverents, mille nõukogus täna Triin siis kaasa töötab saalist. Siin ma siis toon põhiliselt näitena selle, võiks seostada Nikaia usutunnistusega ja mitte siis Nikaia synodaalusutunnistusega, mille teksti ja kujunemislugu professor Tarmo Toom meile hästi tutvustas sellega, mida rahvakeeli nimetatakse Nikaia usutunnistuseks, ma usun paljudes meie kirikutes. Ja on siis Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus aastast 381, mille juures on ka väike trikk juures, mille juurde me tuleme, aga mis on teile ka eelnevalt teada. Ja seda Nikaia Konstantinoopoli usutunnistust vahel, ma usun, meie ortodoksi vennad käsitlevad lihtsalt usutunnistusena, kuna sama kaaluga ja liturgilises kasutuses olevat teist usutunnistust sellisel moel ole. Kuna usutunnistus määratleb erinevate kirikute jaoks, kes seda kasutavad, võitlib usu eripärast sisu ja teeb seda siis tõesti pühakirjale vastandu, olles pigem nagu selline hermeneutiline sõnumi kokkuvõtte uue testamentliku ja vanatestamentliku ka tuleb urmaslammiku kuuldes öelda, kindlasti piibelliku sõnumi kokkuvõtte või siis jah, see verbum breviatum, nagu Tarmo Toom välja tõi. Usutunnistus sellisel moel seisab tihtipeale on teisnud nende erinevate teoloogiliste dialoogide kõneluste alguses. Et on olnud selline esimene, kas siis nii-öelda katalüsaator teema või siis esimene konkreetne teema, mida on käsitlenud.
Ja sellest lähtuvalt siis on juba mindud edasi järgnevate teemadega ja ka nende teemadega, mis on kas ajaloolist või kaasaegsust, erisust rohkem kandnud dialoogis, vähemalt vastastikust mõistmist, kui mitte optimistlikult öeldes ületamist ei nõua. Ja see kristlik usu eripärane sisu võiks siis olla usk kolmainus ennast ilmutavasse Jumalasse siinkohal. Ja loomulikult seisab koos sellega selle teoloogiaga, sõna kitsamas tähenduses ka küsimus, mille kohta ka ökumeenilistest dialoogides Eesti Kirikute Nõukogu algprotsessis palju osalenud, tänaseks igavikku läinud ELK peapiiskop Kuno Pajula armastas alati öelda paljude loengute või ettekannete või ka jutluste alguses. Noored mehed, kas te teate, mis on kõige tähtsam küsimus? Tähtsam küsimus on see, kes on Jeesus? Ja tõepoolest, kes on Jeesus? Kes on see Jeesus? Kristoloogia seisab selle kolmainu õpetuse kõrval siin õnnistuses vähemalt nagu pähklikoor siin nuutše. Ning siit tihedalt küsimus inimese ja kogukonna inimsoo lunastusest või päästest ehk soterioloogia, mis on muidugi reformatsiooni ajal ja reformatsiooni kirikute teoloogia jaoks olnud see teema suure valgustähega. Ja on seda teatud mõttes tänini. ELK põhikirja juurde ma tulen korraks, meil on kirikus olnud ikka vähemalt sellises luterlikus saksamaise taustaga traditsioonis on alati tsiteeritud selliseid, siis seda, mis oleks nüüd kanooniline dokumentatsioon Tauri Tölpti räägitud mõttes, aga luterlikus kontekstis ehk põhikirjad, seadused ja muud olulised aktid, millest tegevuses lähtutakse. Ja nii on ELK põhikirja artiklis 4 räägitud sellest, mis on ELK õpetuse alused, jälle selline verbum breviatum, et Vana ja Uus Testament ning neid seletavad apostlik, Nikaia ja Athanasius usutunnistus, Augsburgi muutmata usutunnistus ja teised usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiasse ehk üksmeele raamatusse aastast 1580 nii-öelda luterlike usutunnistuskirjade korpuses. Tänase baasil oleks kiusatus esitada muidugi Tarmo Toomi ettekande põhjal muudatusettepanek, et siis tuleks rääkida apostlikust Nikaia muudetud ja siis Augsburgi muutmata. Konstantinoopoli usutunnistus on laiendatud ja mingis mõttes siis täiendatud synodaalusutunnistusega võrreldes. Aga kirik seisab pühakirja alusel, siis selle seletuse järgi, aga seletab seda Vana ja Uue Testamendi rõõmusõnumit, esmalt rõõmusõnumit Kristusest, Jeesusest, kasutades nii-öelda hermeneutiliselt olulisemaid abitekste. Ja nende abitekstide hulgas, milleks siis luterlik usutunnistuskirjade korpus teatud mõttes on, mitte kõigi luterlike kirikute jaoks tervikuna, kõik luterlikud kirikud ei määrat usutunnistuskirjadena kõiki Liber Concordia raamatuid või kirjutisi. Aga igal juhul rohkemal või vähemal määral on nad seal esil. Kogu see selline hermeneutiline abimaterjal on siis piibli seletamise tarvis. Kui hästi ja kui halvasti ta seda eesmärki teenib, see on loomulikult erinevates ajajärkudes erinev. Reformatsiooni ajal oli õpetus päästest, õpetus õigeks mõistmisest suure algustähega teema ja see on selle tõttu ka teema, mis luterlikus usutunnistuskirjades, mis 16. sajandil kirjutatud, on kõige hõlmav, kõige haarav. Teemad on selle kõrval seal ikkagi sekundaarsed. Ja samal ajal 16. sajandi reformatsioonis ei ole nii vaidlust äratavana esiküsimus, et kolmainu õpetusest ja kristoloogiast. Pigem võib öelda, et kui vaadata vastastikust nende kirjavahetust, vastastikust deklareerimist, aga ka ümberlükkamist, mis toimub näiteks Augsburgi usutunnistuse, selle roomapoolse ümberlükkamisteksti ja sellele järgneva Augsburgi usutunnistuse apoloogia näol aastatel 1530-31, siis me näeme seda, et kolmainu õpetus ja õpetus Jeesusest Kristusest otseselt ei ole teemad, mille üle vaieldatakse. Seal ei ole probleem. See ei ole üldse see temaatika, mis antud hetkel oleks aktuaalne, kuigi ta on mõlema osapoole jaoks fundamentaalselt olulise tähtsuse. Aga nüüd esimesed 3 nendest loetletud usutunnistuskirjadest on siis need niinimetatud vanakiriklikud usutunnistused, apostlik, Nikaia ja Athanasiuse ja need on ikkagi täiesti teadlikult luterlike usutunnistuskirjade tervikus asetatud kõige esimesteks. Kõige esimene ei ole
Martin Luteri väike katekismus või Augsburgi usutunnistus, vaid kõige esimesed on usutunnistus. Nii nagu lääne kiriklikus traditsioonis see luterlik liikumine oli nad selle seni veel ühise või katoolse kiriku kaudu pärinud. Ja nõnda need ühenduslüliks varasema kirikuga, selle patristilise või vana kirikuga. Ja me võime ka öelda, et usutunnistuskirjade tekstide sees võime kohata väga palju siis nii-öelda vana kiriklikke tsitaate, olgu tegemist usutunnistuslike tekstidega, olgu tegemist sinodite tekstidega, olgu tegemist konkreetsete teoloogide või kirikuisade tekstidega. Kuidas neid tekste kasutatakse, on ise küsimus. Võime öelda, et vahel võime oma kaasaja perspektiivist uurijatena vaadates öelda, et need kasutatakse võib-olla isegi demagoogiliselt või kontekstist välja rebituna selles vaidluses, mis on. Aga igal juhul on see patristiline pärimus äärmiselt oluline ka seal. Neid tsitaate ei ole siis mitte vähem kui viimasel. Aga Nikaia Konstantinoopoli usutunnistus tõesti on siis ainus nii-öelda täiesti usutunnistus, kuigi omade erisustega lääne kirikliku lisandi filiookve ja pojast näol näiteks ja ka liturgilise kasutuse näol, kus on kasutusel olnud nii meie vorm, huvitaval kombel tänane ELK kasutab meie vormi Nikaia usutunnistuses, aga ka mina vorm on ilmselt liturgias olnud kõige levinum. Kas mul on õigus, isa Mattias, et mina vorm on õigeusu kiriku valdav vorm täna usutunnistuses? Just täpselt, et liturgiliselt on mina see, kes tunnistab, millest tuleneb ilmselt esile siis ka see seos ristimisega, mis Nikaia Konstantinoopoli usutunnistusel juba olemas on, mis Nikaia sinodaal usutunnistusel ilmselt veel puudus ja samal ajal siis tõesti see eklesiaalne, liturgiline ühine kontekst, kus samas igaüks ka tunnistab enda eest. Aga nüüd siis need mõned näited. Luterlikust ja roomakatoliku dialoogist isa Voodek juba rääkis, hää naaber, nii siis oikumeenlis mõttes, aga piirkondlikus mõttes ka Pärnumaalt. Ja siin ma liiga palju juurde ei lisaks, aga siin on üks vaades lihtsalt tagasi, et seegi dialoog on olnud tõesti pikaajaline. 1960. aastatel oldi väga optimistlikud. Nii roomakatoliku poole pealt kui ka erinevate reformatsioonikirikute poole pealt sellel, kuidas võidakse jõuda nähtava ühtsuseni, mida tollal juba eesmärgina sõnastati, kuigi kuidas see saaks välja nägema, selle kohta oli vaidlused on tänaseni, aga see dialoog on tänaseks kestnud 60 aastat, 1965. aastast alates siis see rahvusvaheline dialoog Luterliku Maailmaliidu poolt ühelt poolt olles partneriks, koondavaks partneriks eri Luteri kirikute vahel ja teiselt poolt siis roomakatoliku kiriku siis kristliku ühtsuse varasema nimetusega teriaat, siis nõukogu ja täna dikasteerium, mis on siis Vatikani oikumeenia ministeerium, et koondav organ rahvusvahelist dialoogi erinevate kirikutega läbi viia näitab. Ja tänavuse aasta teisel poolaastal peaks siis algama selle dialoogi nii-öelda 6. etapp või pool. Jätkub. Aga tõepoolest isa Voodek mainis ka ühte teksti, mida on peetud nagu märgiliseks, see on siis ühisavaldus õigesmõiste õpetusest aastast 1997, kui tekst enam-vähem oli valmis ja siiski samas allakirjutamise mõttes ja ka teksti lisa-anneksi mõttes aastast 1999. Ja see ühisavaldus õigesmõiste õpetuses tegelikult võtab kokku varasemate dialoogide vilja, ta ei ole päris originaaldokument. Originaaldokument materjali kokkukogumise ja struktureerimise mõttes. Aga ta võtab kokku varasemate dialoogide vilja, eriti silmapaistvate regionaalsete rahvuslike dialoogide vilja Saksamaalt ja Ameerika Ühendriikidest. Asetab selle kokku selles küsimuses, mis siis reformatsiooni teoloogias 16. sajandil oli nii-öelda teema suure algustähega või elu ja surma küsimus. See, millega koos kirik tõuseb või langeb, kui reformatorid endid tsiteerida. Selle ühisavalduse 3. peatüki sees olevas 14. artiklis on öeldud meetodi mõistes, et luterlikud kirikud ja roomakatoliku kirik on üheskoos kuulanud head sõnumit. See ühine kuulamine koos viimaste aastate teoloogilist aruteluga on kuulnud ühisele arusaamale õigeks mõistmisest. See on ühelt poolt esil siis midagi, mis on igasuguse oikumeenilise dialoogi juures ilmselt alguseks. See algab küll paljuski Nikaia Konstantinoopoli usutunnistuse poolt visandatus, aga see kuulab head sõnumit, mis on kuulutatud pühakirjas. Ka sellest teadmisest ega usutunnistus ka vähemalt fundamentaalselt erinevalt ei kuuluta või ei tunnista. Ja nüüd see õigeks mõistu sõnumi ühine kuulamine, ühine arutelu on viinud siis endaga konsensuseni põhitõdedes.
konsensus põhitõdedes. Konsensus põhitõdedes ei tähenda seda, et kõiges ollakse sama meelt või et kõigest räägitakse ühtemoodi või et kirikute liturgilises, kateheetilises elus ja nende missiooni tegevuses kasutatakse täpselt sama terminoloogiat. Mis oleks peaaegu ära vahetamiseni tuntud ja identifitseeritav omavahel, vaid pigemini on see põhitõdedes, sest lahkuminevad väljendusviisid eri seisukohtades on selle konsensusega lepitatud. On olemas eriarvamusi või erinevaid väljendusi, mis on lepitatavad nii-öelda keskme kaudu, nii-öelda tuumsõnumi kaudu. Ja see on see oikumeeniline meetod, mida on kasutatud paljudes teoloogilistes dialoogides, ka Luterliku Maailmaliidu osalemisel toimunud või erinevate luterlike kirikute osalemisel toimunud dialoogides. Diferentseeriv konsensus on tihti seda nimetatud alates siis sellest 90. aastate dialoogivoorude perioodist, mis finaliseerusid siin ühisavaldusse. Diferentseeruv konsensus näitab ühise põhja, aga toob ka välja erisused. Need erisused, mis on juba lepitatud. Ja ka need erisused, milles dialoog on edaspidi vajalik, kuna nad ei ole ületatud. Ja nii on see tavaliselt ka tekstis, et on sõnastatud üks põhipunkt. Koos me räägime seda, mis näiteks antud ühisavalduse puhul Rooma katoliku kirik rõhutab siin juures ka seda. Luterlikud kirikud peavad vajalikuks mainida ka toda. Nii et diferentseeriv konsensus, lepitatud erisus, aga ka veel, mis seisab ees. Ja samas ühisavalduses tõdetakse siis 3.16, et kõik inimesed on kutsutud Jumala poolt päästele Kristuses. Üksnes Kristuse läbi mõistetakse meid õigeks, kui võtame selle pääste usus vastu. Usk ise on Jumala and püha vaimu läbi, kes sõna ja sakramendi läbi usklike osaduses toimib ja samal ajal usklike juhib elu uuendamisele. Jumal viib lõpule igaveses elus. See tsitaat on hästi kokkuvõttev, võtab kokku seda, mida siis tõepoolest mingisugusel moel usutunnistuse soterioloogilise lahtiseletusena ka võiks mõista. Siia ütleme korra veel pärast hüppame tagasi, aga ühisavaldusest siis lihtsalt veel nii palju, et ühisavaldus ei ole jäänud ainult bilateraalseks kahe kiriku või kirikkonna vaheliseks dokumendiks, vaid sellega on hiljem omal moel liitunud või sellega nõustumisest on teatanud ka teised kirikkonnad, reformeeritud Maailmaliidu liikmeskirikud, Anglikaani kiriku osadus ja ka metodisti maailmanõukokku koondunud erinevad metodisti kirikud. Nii et tagantjärgi on osutunud see bilateraalne dialoog multilateraalse tähendusega dialoogiks. Ja nüüd on aeg juba otsas või on veel mõni? On veel. On otsas, aga 5 minutit. Sellest siis me võtaks näide. Ortodoksi dialoogist Priit Rohtmets oskab teile pärast eraviisid rääkida rohkem, kuna tema on ka selle praeguse rahvusvahelise ühiskomisjoni liige, Luterliku Maailmaliidu ja õigeusu kirikute vahelise ühiskomisjoni liige. Esimene koosseis alustas 1981. aastal, sinna liituvad taas mitmed kahepoolsed ortodoksi luteri dialoogid. Ja 2019. aastal algas siis selle dialoogi järjekordne voor, mille üldpealkirjaks on püha vaimu roll kirikus, püha vaimu tegevus kirikus. Aga 1993. aastal on siis üks selle rahvusvahelise ühiskomisjoni tekst dialoogi etapis, mille teemaks oli autoriteet kirikus ja kiriku autoriteet. Ja 1993. aasta kogunemise lõpus tehtud ühisavaldus kirikukogudest. Ja siin on juttu siis sellest samast natukene sarnasel moel, millest varem sai näide toodud ühisavaldust õigeksmõiste õpetluses. Aga teises kontekstis, teistsuguses dialoogi kontekstis, kus on ka sõnavara mõnevõrra erinev. Kiriku autoriteet põhineb Jumala päästval ilmutusel Jeesus Kristuses, millest vana Uue Testamendi pühad kirjad ja püha traditsioon tunnistust annavad. Ja kirik kui Kristuse jõusab väe püha vaimu läbi. Ja siis tsiteerides tagasi sama ühiskomisjoni varasemat teksti 85. aastast. Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses saab realiseeritud ja aktualiseeritud kirikus ja kiriku Kristuse jõu kaudu. Ja püha vaim toidab kiriku elu ja kasvamist kuni viimse päevani evangeeliumi kuulutamise läbi apostliku traditsiooni terviklikkuses, selle edasi andmist paigast paika ja põlvkonnalt põlvkonnale, mitte üksnes sõnades, vaid kiriku kogu elus. Aga tõepoolest, siin on siis koos kolmaine õpetus, kristoloogia ja ka eskatoloogia õpetus ilmselt asjadest. Ja ka lahti seletatumana pneumatoloogia õpetus pühast vaimust. Ma siit hüppaksin edasi ja
selles hüppes siis me jõuaksime selle juurde, et 2017. aastal toimunud dialoogi etapis, etapp oli kiriku müsteerium ja kiriku saladus, ühisavaldus, kiriku loomusomadused ja missioon on koos tõlgendatud ka ning Kaja Konstantinoopoli usutunnistuses loetletud nii-öelda 4 kiriku omadust või atribuuti. 1, püha, katoolne, apostlik. Me teame, et eestikeelses luterlikus tõlkes see katoolne on juba Luteri poolt saksakeelses tõlkes 500 aastat tagasi asendatud sõnaga kristlik, mis ka ei ole täiesti vale, aga samal ajal tõesti siin on ka raske seda tõlkida, et mida see katoolne tähendab. No siin on näiteks seletusena antud või püütud anda. Siin selles üheskoos paragrahvi alaosas, kus luterlased ja ortodoksid tunnistavad koos. Katoolsus eeldab ühtsust õpetuses, aga samaaegselt ka kohalike kirikute paljusust üle maailma. Selles tähenduses katoolsus pole staatiline, pole formaalne, pole institutsionaalne kvaliteet, vaid dünaamiline reaalsus, mis viitab ühisele usule, mida kõik kristlased jagavad ja ühistele sakramentidele, millega kristlased sisse astuvad kiriku ellu ja Jumala kuningas. Ja kiriku peamine ja asjakohane väljendus on kohalikus koguduses. Siiski kohalikus koguduses, mis on täielikus osaduses kõigi teiste kohalike kogudustega maailmas. See on üks püüe seda sõna katoolne avada ja ma olen päris hästi õnnestunud püüe. Nüüd nende 4 omaduse juures, kõigi juures on siis ka lahti seletus nii luterlaste kui ortodokside poolt eraldi, kus on näidatud ka seda, mis on erinev. Ja siin taas me pikemalt ei peatuks ja lõpetuseks siis me viitaksime ühele tekstile, mis on eesti keelde tõlgitud. Võib-olla Priit on eraldi tõlkinud, Veiko Vihuri on tõlkinud kunagi nii-öelda pressiteatri, siis möödunud aastal Luterliku Maailmaliidu ja Ilusu kiriku ühiskomisjoni poolt välja antud suhteliselt lühikene, mis räägib 2 sõnast, mis ladina keeles on nagu üks sõna. Filioque ja pojast, ehk siis püha vaimu lähtumisest olev osa ning Kaja Konstantinoopoli usutunnistuses, mis on lisand, läänekiriklik lisand ja mille üle on ajaloos palju vaidlemist. Te teate seda kõik väga hästi, siit me ei hakka pikemalt rääkima, aga siin on esinenud selline uus huvitav areng, kus ka luterlik osapool selles ühiskomisjonis ja dialoogis soovitab võimalikult mitte ainult edasist dialoogi, vaid ka seda, et usutunnistus võiks olla kasutatud taas tema nii-öelda Kaja Konstantinoopoli kirikukogu aegsel või sinna perioodi ulatuval algsel kujul. Et see on üks oikumeeniline väljakutse, millega töö selles dialoogis jätkub ja ka, ma tean ka, et Rooma katoliku ja ortodoksi kirikute vahelises dialoogis on see sama temaatika olnud esil. Ja loomulikult, kui nüüd väljakutseid veel päris lõpuks nimetada, siis 2 E-d on esil olnud ju tegelikult pikka aega oikumeenilises liikumises ja dialoogis. On eklesioloogia ja eetika. Kuidas me mõistame kirikut, kuidas me mõistame koordineeritud amet. Siia võivad lisanduda ka teemad siis piiskopi ameti edasiandmisest, apostlikus suksessioonis, selle laiemas mõttes, nagu seda kirjeldab näiteks Porvo ühisavaldus väga hästi, aga kitsamas mõttes, nii nagu Rooma katoliku ja ortodoksi kirikud seda natukene erineval moel, aga siiski sarnaselt on kasutanud ajaloos. See piiskopi ameti edasiandmise näol ja piiskopide poolt siis teiste ametiastmete edasiandmise näol. Siin on küsimus selle üle, mille tänaseni väitlus, see on siis selle koordinatsiooni sooga seondub. Ja samuti veel rida küsimusi ja teate, eetilised moraalideoloogilised küsimused on olnud kõige silmapaistvam. Kui Tauri rääkis sellest seksuaalsuse käsitlemisest või võimaliku seksuaalsuse väärkasutuste või vormide kasutamisest vanakiriklikul perioodil, siis see on olnud läbiv teema tõepoolest nii katoolses kui meelises ajaloos. Et need on teemad, mille üle täna vaieldakse. Aga nüüd siia juurde üks oluline mõte veel, et need teemad ei ole ju mitte ainult kirikute vahelised vaidlusteemad, need eklesioloogilised eetikaalased teemad, vaid need on ka kirikute sisesed teemad. Kirikute sisese vahel veel teravamad väitlusteemad. Nii Eestis kui mujal maades, eriti siis Euroopas, Põhja-Ameerikas. Ja selles mõttes on oikumeenia midagi, mis ulatub alati kirikute sisse ja mis läheb kirikute seest läbi, mitte ainult kirikute vahel. Mus on see, mida piiskop Philipp mainis, ja mida mitmed on maininud, et on sellist ettevaatlikku suhtumist oikumeenilisse liikumisse või ka otseselt oponeeruvat suhtumist oikumeenilisse liikumisse. See on üks selle tahk. Ja neid tahkusid on veel. Meil on Eesti Evangeelses Luterlikus kirikus siis teostamisel teoloogilise arutelu strateegia, piiskop Marko on see juhtiv vastutaja selle eest, aga nagu iga strateegiaga on nii, et kui strateegia jõuab päris ellu, siis see kogub endaga kaasa veel palju elemente.
ja muudab elu ühelt poolt reguleerimatumaks, aga teiselt poolt ka palju huvitavamaks. nii et selline seesmine oikumeeniline dialoog siit ELK-st näitan esil, mis siis kulgeb nüüd vähemalt plaani järgi läbi eelolevate aastate, läbi selle kümnendi, jõudes üldisemast erilisemani ehk siis taas sellest nii-öelda nagu usutunnistusest kuni siis olgu siis tegemist eetikaalaste teemadega või ka kiriku mõtestamisega, kirikus olemise mõtestamisega ja nõndaviisi see kirikusisene oikumeenia ja samaaegselt kirikute vaheline oikumeenia meie ühise teekonnana kulgevad edasi ega ole leidnud lõpplahendust ja võib-olla sellisel kujul ei leiagi, aga see on siis ka meie kõigi ühine väljakutse. Ja nüüd minu vabandused, jah, sest ma vist ületasin aega. Suur tänu, Paul Teder. Veel aega küsimusteks, kommentaarideks. Palun. Lihtne küsimus, et sinu sõnasabast kinni haarates väljakutse, et kuidas sa ise tajud, et kus on suurem väljakutse, kas dialoogis oma kiriku sees Eesti kontekstis, kirikute vahel luterlikus maailmaliidus või ökumeenilises koostöös? No nad on kõik tegelikult väljakutsed, aga ma usun, et vahel kõige keerulisem on ikka kodus. Teame seda pereelust ju samamoodi, et kõige keerulisem on lahendada fundamentaalseid erisusi või ka vähem fundamentaalselt vahel peetud erisusi. Nad ei tarvitse nii traagilised olla need asjad, aga lahendada kodus, perekondlikus mastaabis, kui on rääkida sellest inimestega, kellega on hea ja sõbralik suhe selle tõttu, et ei elata iga päev koos, ei pea iga päev asju ajama. Nii et selle tõttu sellepärast ma ka seda nii-öelda luterluse sisest või mis tahes konfessiooni sisest oikumeeniat rõhutaksin. Et ilma selleta ei toimi ka edukat ja süvitsi minevat dialoogi ei rahvusvahelises konfessiooni mõõtmes ega ka teiste kirikutega, ülejäänud kristlaskonnaga ja ülejäänud inimkonnaga, ülejäänud ühiskonnaga. Mul on selline laiem küsimus oikumeenilise liikumise kohta, ma ei tea, kes oskab vastata. Kas tänasel päeval on liikumisel mingid suhteliselt selgesti piiritletavad eesmärgid või kuidas see selles suhtes nagu käib täna? Õpetuslikes dialoogides ma ütleksin praegu ainult niivõrd kuivõrd piiritleda annab, et seal on ilmselt olnud kaks sellist eesmärki või sõnastatud eesmärki, et osadel puhkudel dialoogid toimuvad ja seal on eesmärgiks ikka see, mida me võime nimetada siis nii-öelda nähtavaks ühtsuseks või täielikuks osaduseks. On aga dialoogi, mille puhul on selgelt vähemalt esimeses faasis eesmärgina nimetatud eelarvamuste ületamine või vastastikune tundmaõpe. Ja tegelikult on nad alati vajalikud. Et see oli, mis oli Rooma katoliku kiriku varasemates tekstides, juhendides väga hästi öeldud, et need, kes peavad teoloogilist dialoogi, peavad tundma oma kiriku õpetust hästi, aga nad peavad tundma ka selle kiriku õpetust, kellega nad dialoogi peavad. Nii et see on see esimene faas, millestki üldse edasiliikumine on võimalik, sest sealt tuleb välja, kus on jah, siis tõepoolest see konsensus kas või põhitõdedes tuumas ja kus on lepitatud, juba olemasolev lepitatud erisus ja kus on veel lepitamata erisused. Meil on huvitav, Eesti Kirikute Nõukogu põhikirja 2 punkt ütleb, et EKN-i tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel. Et see eesmärk on püstitatud väljaspool meid mõneti ja siis koostöö selle nimel. Aitäh ettekande eest. Ma küsin sellise küsimuse, et teadupärast Eesti evangeelne luter oma sellised oikumeenilised määratlused on üsna huvitavas positsioonis, et Porvo osaduskonda kui siis evangeelsete kirikute osaduskonda Euroopas, olles siis nende kirikutega, kes sinna veel kuuluvad, ühelt poolt Inglismaa kirik, Anglikani kirikud ja Suurbritannia Anglikani kirikud ja siis ju teiselt poolt Euroopa metodistid, reformeeritud, unieeritud kirikud oleme täiesti täisaltari ja kantsli osaduses, mis on üsna unikaalne, sest need kirikud ju omavahel seda ei ole ja nii palju, kui ma olen Inglismaa kirikust aru saanud, siis nad ütlevad ise, et nende jaoks on ikkagi metodistidega
noh, seal on see pudelikael, et kui nad sealt saaksid edasi, siis läheksid mitmed dialoogid ka edasi, aga nad ei saa edasi, et ehk siis sageli küsitakse seda meie käest, kuidas see nagu võimalik on, et kas me teeme rehepappi, et kas me noh, püüame kõikidega saada nagu hästi läbi või on see teiselt poolt just nimelt nagu väga selliste tarkade ja nutikate valikute tulemus, et me suudame nagu nii erinevates suundades olla hõlmata teoloogilisi voolusid ja samas ka siis tõesti olla altari ja kantsli osaduses. kui see Loenbergi osadus sündis 1970. aastate alguses, siis ta oli ju pikemaaegsete dialoogide tulemus ja koos elamise tulemus luterlaste ja reformeeritute vahel põhiliselt Kesk-Euroopas, saksa keelt kõnelevates maades alates reformatsiooni perioodist, kus jäädi eraldi konfessioonideks või kirikkondadeks. Ja seal kontekstis kindlasti oli esil seesama õigeksmõiste õpetus ja mitmed reformatsiooniaegsed teemad, kus oldi võimelised kokku reformatsiooni ja kuidas ühendada. Tänaseks on ju tegelikult see kirikuosadus ka laienenud, kui me võtame nüüd selle EKOE, et sinna on lisandunud juurde osad Põhjamaade kirikud nagu Taani, Norra ja Island meile lisaks. Soome ja Rootsi omal ajal meetodi erimeelsusele jäämise tõttu ei tahtnud sinna ühineda, kuigi nad vaatlejatena on alati osalenud nendes protsessides. Ja EKOE protsess on Porvo protsessist natukene erinenud ka selles mõttes, et EKOE protsess on väga tähtis osa olnud sellisel teoloogilise uurimusdokumentide väljastamine, aga tänases kontekstis me võime rääkida ka seda, et see kesk-euroopaliku protestantismi nii-öelda leer ühelt poolt ja teiselt poolt siis selline nii-öelda Põhjamaade ja osaliselt Balti leer, et nad on märgatavalt lähenenud ka selles, et räägitakse näiteks sellest samast fisioloogilisest mõistmisest, enesemõistmisest, kirikust, selle missioonist, apostlikust läkitusest ja ka piiskopi ametist. Sellel teemal on arutelusid pihanud ka siis evangeelne kirikuosadus Euroopas, mis 70. aastatel üldse ei olnud selle osaduse teema. Nii et teatud mõttes see konvergents nende kahe erineva osaduskonna vahel on toimunud. Et ma ei julgeks vastata sellele, et kui põhjendatud ja metodoloogiliselt on, et me kuulume natuke erinevatelt lähtepositsioonidelt välja töötatud meetoditelt kokku saadud osadustesse, aga tänasel hetkel igal need osadused mingis mõttes nagu teineteisele pigem lähenevad. Nad on lähenevad mandrid. Ja ma mõtlesin, et kui me räägime just dialoogist kiriku vahel, hiljuti ma vaatasin, lugesin midagi Rooma katoliku kiriku ja mennoniitide dialoogi vahel. Ma just mõtlesin, ega ma ei tea ka väga palju mennoniitide kohta, aga et seal muidugi need õpetuslikud erinevused on väga suured, eks, sest tähendab, et sellise dialoogi eesmärk vähemalt lähiajal ei saa olla, et me lahendame kõik oma erinevusi, aga ma arvan, et see, et just selline dialoog on üldse olemas, iseenesest on juba selle nagu armastuse märk, eks ole, ja see on armastuse ökumeenia, isegi kui õpetuslikul tasandil meie ei saa, tundub, et ei saa öelda, et millal selles dialoogis võiks midagi tulla, aga ma arvan, et see on iseenesest positiivne ja see on just veneliku armastuse märk, et see saaks mis ei ole suhelnud 400 või 500 jooksul, hakkavad dialogeerima, üksteist paremini tundma õppida ja iseenesest see on midagi positiivset. Võib-olla on täitsa dialoogid, kus on kirikud on sarnased, eks ole, ja siis võib-olla planeerida. Me arutame, kas oli natsiooni küsimus või just armulaua jagamise küsimus, aga vahel lihtsalt sellist lootust inimlikul tasandil aga meie algab, ma arvan, väga sageli just armastusest ja võib-olla areneb just usu tasandil.
kui ei ole armastust, siis ei saa olla usku ega usu. Siin on Rauno ja siis Priidu kommentaar. üks huvitav paralleel on see, et Luterliku Maailmaliidu ja mennoniitide vahelist dialoogi sai nimetatud lihtsalt mööda minnes. See dialoog, ma ei tea, kas ta täna jätkub Luterliku Maailmaliidu poolt eraldi õpetusdialoogi, aga jõudis oma teatud mõttes finishini 2010. aastal. Seal oli olulisel kohal see, et Luterlik Maailmaliit, luterlikud kirikud, kes dialoogi pidasid, tunnistasid seda, et nad on ajalooliselt mennoniitide kogukonda taga kiusanud või kogukonda erinevad. Ehk siis siin on üks poolus tõepoolest see armastuse dialoog, et selle sees saab olla ka see, et kuigi me ei saa otseselt vastutada selle eest, mida meie esivanemad otseselt või kaudselt tegid aastasadu tagasi või palju tagasi, ikkagi see nii-öelda mälestuste tervendamine on üks selle protsessi osa ja just nimelt suhtes mennoniitidega see toimus, mis tuletab mulle muidugi meelde, et luterlased on taga kiusanud ka ortodokse, roomakatoliiklaseid, reformeerituid, baptiste ja mitmeid teisi kogukondi, kelle esindajad täna selles ruumis leidub, et kindlasti teisel moel oleme juba vabandanud ja vabandame selle eest, aga et nendele asjadele tagasi vaatamine on ka osa sellest teoloogilist protsessist, et tõepoolest see armastusdialoog, kus me tunnistame oma patte, tahame käia teed üheskoos ja teistsugusel viisil, isegi siis, kui me veel ei suuda seda teekonda astuda sellisel moel, et meie teoloogilised ja õpetuslikud arvamused on jõudnud väga lähedale. Ma tahtsin Anne seda küsimust natuke kommenteerida veel, et kirikuloolasele vaadates sellist pikemat lõiku, 100-150, siis siin väga ilusasti kõlas see praktika ja see praktilised küsimused. See tihtipeale ongi see praktika enne seda teooriat või seda teoloogiat siis praegu. Ja enne on võib-olla tõesti see armastus koos tegutseda, see avatus. Ja see tuleb päris hästi välja, et kui vaadata seda ökumeenilist liikumist ja küsida nende eesmärgid. Et siis kui mina rääkisin sellest praktilisest kristlusest, sellest, mis oli 100 aastat tagasi, siis see tegelikult võib-olla oligi see esimene etapp. Ja ta on siiamaani jäänud. Aga on näha, et üha enam, kui me vaatame ökumeenilist liikumist, siis nende õpetuslike küsimuste osakond tõuseb. Kogu aeg räägitakse, üha rohkem julgetakse, üha rohkem rääkida õpetuslikest küsimustest. Ja see muidugi paratamatult tekitab küsimus, et mis osa jääb üleüldse nendele teistele. Kui vaadata kirikute maailmanõukogu, siis kirikute maailmanõukogu ikkagi tegeleb kliimaküsimustega, humanitaarabi küsimustega, kõikide nende pehmete teemadega. Sest et see moodustub ühe terviku. Need ongi need, praegu kui sa küsid konkreetselt ülesanded, siis need ongi need selle suure globaalse ökumeenia küsimused, ikkagi need ühiskondlikud või sotsiaalsed küsimused. Aga selle varjus on kogu aeg tõusnud see usulise ühisosa otsing. Sest kogukonnad, isegi need kogukonnad, kes võib-olla ei ole aastasadu suhelnud, ikkagi suhtlevad. Ja see ei tähenda tõesti seda, et ei oleks näiteks kui rääkida õigeusu ja luterlaste dialoogist, et ei oleks luterlaste seas selles seltskonnas, kes läbirääkimisi peab ühte inimest ja õigeusklike seas ühte inimest, kes ütleks, et vot teie peate minusuguseks saama. Ikka on alati. See kuulub ka selle dialoogi juurde. Aga apostel Paulus ütles ka ju, et Kiire viimane küsimus, Meego Renner. Aitäh kõigile, ka kuna õigusklikud ei rääkinud praegu, et ma küsiks Taurilt veel ja viitaks tagasi võib-olla sellele, mis oli õigeusu viimane kontsiil siin mõned aastad tagasi, kus siis oli küsimus all, ma saan aru ka see, et kas kirikuid võib-olla väljaspool õiguskirikut ja metropoliit Stefanos ütles, et seal arutelus oli olnud nagu ka see, et varakirikus kutsuti isegi heretikuid kristlasteks, et siis võib olla kirikuid väljaspool kirikut. Ja sinu ettekandes just see kanoonika ja siis oikonomia küsimus, et kas siin on kuskil mingisugune pilu, kust saab nagu see ökumeenilise dialoogiga edasi minna? Õigeusu kirikus, kui me räägime sellest, kas on mingit sorti püha vaimu tegevuse või osaduse tunnustamine, siis me näiteks ju räägime sellest, et me ei risti. Tuleb ka näiteks keegi õigeusu kirikust üle, siis näiteks seda inimest ei ristita. See, et ei ristita, on viide sellele, et selle inimese ristimissakrament on kehtiv. Kus iganes ta tuli, me tunnustame seda. Vastasel juhul tuleks ristida.
me vaatasime ka neid kaanoneid, me nägime ka, et kõik sellised niinimetatud lõhenemised, kus on niinimetatud, ütleme siis, moraalsete, eetiliste, mingit sorti õpetuslike natuke vaidluste erinevused, nimetatakse ka õiguskirikus kerged hereesiad, et nende puhul hereesia termin on väga lai põhimõte aga laias laastus nende puhul see selline püha vaimu toimetegevus, tunnustus ja arusaam on seal olemas. Tõesti, kui me räägime sellistest, ma ei tea, toome näiteks hoovatunnista või midagi muud, mis läheb väga kaugele mingisse muusse reaalsusesse, siis seal puhul me enam seda sellisest kiriklikku taju ei ole, kuid ka seal on eraldi küsimus pääsemise küsimusest. Kes siis seal pääseb, seda me ei tea. Mulle ikka meeldib rääkida seda lugu, mis tegelikult tundub, et Jeruusalemmas esimese aastatuhande teises pooles ringi liikus paavst Gregorius Suurest. Idaaladel oli paavst Gregorius Suure kuulus lugu, kes siis olevat palvetanud kristlaste tagakiusaja Trajanuse eest, kelle sammas ka meil Roomas on. Ja mis siis juhtus selle loo, et Trajanus päästeti, tema patud anti talle andeks ja siis Jumal muidugi palus paavst Gregoriusele, et ta enam sellist palvetamist. Aga töötab. Paavst Gregorius Suur oli nii hartaja, et tehti ära. Meil selliseid lugusid ja kahtlus on ja ma arvan, et issanda teed on imelised. Me küsime sellisest pääste küsimuses, siis õigusuga moodne suhtumine on see, et me ei tea, kas kõik pääsevad, aga me loodame seda. Ma arvan, et konverentsi tõesti tasub lõpetada selle tõdemusega, et ikka tasub palvetada.